No nii, tervist sõbrad. Nüüd reede, on reede, jaa reede. Reede õhtu, auto on pestud, auto on valmis ja ega mina olen ka valmis. Ma ei tea, mis täna saab, mis teema on, et kas meil üldse õnnestub midagi teenida seda. Nii et me istume autosse, väljas on -6, see on väga hea keskkond, kus teha tööd. Inimestel on külm, tellivad rohkem taksod, käivad vähem jala. Nii et me pakime asjad kokku ja alustame. Let's go! No nii, alustame tagasi hoidlikult lennujaamast. Uber koefitsiendiga, ossareis, kus on soeng, koefitsiendiga 1,4. Me vaatame. Uber X ei ole alati hea, et 1,4 koefitsienti ja tõenäoliselt kuskil hotelli. Nii et ei midagi erilist siit ei tule, mingid ulmelised summasid enne kella 12 me kohe kindlasti ei näe. Aga läheneme vaikselt lennujaamale. Järjekord, siin on midagi vist tulnud just. Kurat, ei ole üldse kursis. Samas, kui ma pesujärjekorras olin, siis sel hetkel tõesti mingi lennuk maandus. See tundus nii väike. Et ma ei arvanud, et see midagi head on. Järjekord. Polttõkkepuu. Lähme kliendi, võtame peale. No nii, mis seal ikka 2 tellimust oli järjest. Tuli mõlemad koefitsiendiga lennujaamast tulime vana linna ja seal, kus on see 3 õde või mis see kuradi hotelli nimi on seal, 3 õde vist oli, jah. Ja siis sealt põhimõtteliselt 100 meetrit eemal tuli kohe, Uberis on see plussiga, eks ole, +2 millegiga. Ja praegu seisuga siis Mustamäele tulime ära sellega, et 7 millegiga eurot kätte. Et sihukese ringi peale siis praegu siin poole tunniga, mis ta teeb siis 10 eurot. Okei, algus ei ole paha. Liigume tagasi kuskil kesklinna poole. Sest siin ei ole midagi otsida. Kogu aeg keegi on broneeringu teinud. Ma ei tea, tegelikult võib ju teile näidata, kuidas Uberis näeb broneering välja. Sellisena siis näeb välja see Uberi broneering, see on lennujaam, see on põhimõtteliselt miinimumi hind enam-vähem. Ja kui see tundub nagu magus on, et see on Uber X ja 602 mingi 3 kilomeetri pärast, siis ärge olge väga hellitatud sellest, sellepärast, et 2 eurot lennujaama tasu läheb ka kellelegi. Ma ei tea kellele, ma ei tea mille eest läheb, sellepärast, et sissesõit on meil tasuta. Kui ma peaks seal ootama kauem, kui see lubatud on 15 minutit, siis pean mina maksma seda, isegi siis ma ei saa seda 2 eurot, nii et siuke, ma ei tea, et keegi võtab selle 2 eurot endale, kes seda võtab, mina ei tea. Ma saan aru veel, Bolti poole pealt on seal ka see 2 eurot sissesõidu tasu, aga me ei lähe ju sinna poole. Või tähendab, me ei lähe ju Bolti poole, see on 2 tõkke. Kui ma lennujaamas satun, siis ma näitan teile. Või siis, kui võtan videost välja. Et okei, sealt ma võin veel aru saada, et seal on Bolt midagi nagu teinud, eks ole, seal lennujaamaga kokku leppinud, et Bolti autod pääseks teiselt poolt ja puha. Aga Uber ei ole midagi teinud. Uber ei ole midagi teinud
ja ta isegi, ma ei tea, ei ehitanud seda tõkkepuud, see on tavaklientidele sissepääs. Tavaklientidele sissepääs, nii et ei tea, milles see Uber võtab. Võtku see lennujaama tasu, aga andku see juhtidele, mitte kuradi ma ei tea, võtku endale. Okei, nii. Jätkame siis. Nonii, siuksed summasid pole näinud või? Mida nägin? Tegelikult nii hull vist ei ole, ma arvan, et seal on mingid boonused asjad, sest tegelikult oli see 8 eurot millegiga. Järgmine on meil Vlad 1,2 kilomeetrit ja siin oli juba hinna tõus 3,50. Nii et ma pärast näitan teile seda sularaha tellimust, seda ei saa praegu näidata, kui on järgmine tellimus juba olemas. Et teeme selle järgmise tellimuse ära ja siis ka, kui mis ma nüüd öelda tahtsin, teeme järgmise tellimuse ära, kui pole midagi head peale tulnud, et siis näitan teile selle sularaha tellimuse ära, et ei mõtleks, et ma sõidan 1,37 eest. Nii, ma võtsin küll mütsi peast ära, aga miks taksojuht sõidab mütsiga ringi? Mis point selles? Point on selles, et isegi sellisel talve ajal, nagu Eestis on -5 juures, siis inimesed istuvad autosse ja sõidavad. Ma ei tea, kas on näha lahtiste akendega. Ei pole. Lahtised akendega. Kus juured mõlemad sõitsid. Nii et pole ime, et ma mütsiga pean ringi sõitma. Näitan teile ka siukest asja, mida iga taksojuht ei tunnista kunagi. Aga näete, praegu seisuga sõidan 4,7 kilomeetrit lähen kliendile järgi. Ja miks peaks üks taksojuht seda tegema? Ma ei tea. Võib-olla kirjutatakse, ma olen loll ka. Aga noh, eks see on. Iga video all on mingi kiri, kus ma olen loll või tibla või mis iganes mulle seal süüks pannakse. Aga põhjus, miks see on see, et pluss 6 eurot. Uber pluss 6 eurot. Sellised asju tihti ei näe. Nii et lähme järgi 5,5 kilomeetrit. See oleks nagu sulle kinni makstud ettesõit. Päris hästi. Nüüd ei oska midagi muud öelda, et tellimused tulevad järjest. Magus, võimas nädalavahetus. Tundub hetkel, et on tulemas. Ainult koefitsiendiga võtame. Praegu seisuga kõik on plussid. Alla +2 ma pole üldse võtnud ühtegi vastu. Ka praegu liigun Koopli suunas, seal ootab 2,63. Tõenäoliselt, näete siin. Tõenäoliselt tuleb lühike sõit, ma loodan vähemalt. Et tuleb päris hea nädalavahetus. Ma loodan, et aastavahetus tuleb midagi sarnast. Loodan muidugi, et tuleb veel parem. Aga sellegi poolest võiks vähemalt sarnane tulla. Näni. 15 kilti, 16 eurot ja Uber X. No ei saa öelda, et ju halb on. No ei saa öelda, eks ole. 15 kilti, 16 eurot ja Uber X. Muidu see sama ots oleks läinud maksma võib-olla bla. Kui hästi joppab, 10 saaksid. Aga näed, võt siuke tulemus. Sellepärast, et 8 eurot plussi selle. Aga ma pean korraks auto seisma jätma. Sest mul olid oksendajad. Ja nüüd ma tahan näha, mis seisus mul külg on. Igaks juhuks, sest sõitis ja sülitas ta hoo pealt. Nii. No, natukene on, aga ei midagi drastilist. Võtame siit lapi. Vaatame korraks üle, vaatame, mis siin sees ka toimub. Ega ta kuskil näiteks siia ei ole sülitud. Ei vist ei ole, kõik on korras, okei, see.
saame jätkata oma teenistust. Nii. Vaatame, mis siinpool toimuks. Siin me paneme kindlasti ainult komfordi ja see on ka ainult kui linna. Ei midagi muud. Minek tagasi kesklinna suunas. Nii, kell on 3 öösel. Otsustasin Pirital. Pirita hoone. Kindlasti kõik teavad. Pirital siin otsustasin natukene seisma jääda ja sirutada jalgu. Ja kesklinna tagasi minema, et koefitsendid on nüüd koondunud kesklinna, et enam ei ole seda, et igal pool praktiliselt, et Mustamäel ka sai koefitsiendiga sõita, et enam ei ole seda. Seega tuleb nüüd tagasi liikuda, mida ma ka kohe kavatsen teha, natukene sirutan paar kükki ja siis võime jätkata. Ehk jalad tõesti valutavad. Nii, kell hakkab 4 lähenema. Tegin praegu sõidu, ma ei tea, kus ma olen. Ei tea, kus ma olen ja ei viitsi meenutada, kus ma olen. Ja ega tegelikult ei omagi tähtsust, kus ma olen. Tähtis on see, et keskmised praegu tellimused tulevad hinnaga 7+. Ma ei tea, kui kaua see jätkub ja loomulikult on see kesklinnast kõik. Isegi täpselt ei tea, kummale poole minna. Ja, peab navigaatori tööle panema, siin ei ole mingit varianti. Nii, kus mul navigaator on? Teine probleem on see, et ma olen väsinud. Magus öö küll, aga nagu ikka, väsid ära just siis, kui on magus öö. Jopt, võpši vales suunas. Okei. Mis oli ikka? Ma lõpetan praegu. No nii, 5 hommikul. Mis siin ikka? Lõpetame siin. Lõpetame bussijaamas. Lõpetame siin bussijaamas ja tõesti olen väsinud, ei viitsi rohkem. Lõpetame me Boltiga Comfort Männiku karjääris siis siia bussijaama. Inimene läheb kuskile reisil. Nagu ikka, daamid, härrad, sõbrad, tulemused siin. Ei viitsi pikalt rääkida, väsinud, ei taha, ei viitsi. Päris mõnus öö tuli. Nii et tulemused ja järgmise kohtumiseni.